Ralli.ee koostöös A1M Motorspordiga, meie hea partneriga, kellele me oleme ka meediapartner, tegime kohe-kohe algavale Viru rallile loosi auhinnaks oli meil 3 A1M mütsi, nüüd on meil võitja. Ralli.ee soovib omalt poolt palju õnne. Ma küsiks kohe kõigepealt, et kas see oli sul üldse esimene loosis osalemine? Kui ma õieti mäletan, ma olen tegelikult kunagi mitu aastat tagasi Ralli Estonia passid võitnud Ralli.eest, kui ma õieti mäletan. Et ei ole päris esimene. Aga no, jälle õnn üle pika aja naeratas. Ja me oleme ei ole jaganud ka. No nii, ja me oleme A1M-i telgis ja Verko Sibul, tere, Evin Nierov, tere, olge nüüd nii head, tiimi esindajatena, andke võitjale auhind üle. Palju õnne, edu. Nii, Ralli.ee soovib ka veel kord palju õnne, osaleja võidab. Nüüd me ajame poisid natukene teiega juttu. No, alustame siis sellest, et sa oled ikkagi tulnud veoautokrossi radadega. No nii on. Millest tekkis idee nüüd kolida veikseautoga sportrallisse? Just veiksega, mitte veokaga, mis loogiliselt oleks ju nagu lihtsam. Aga mingit vaheldust teistsugust asja proovida ka, et rallit küll, aga miks mitte siis juba sõiduautod, et veoautoga on sõidetud ja hüpatud ja hõõrutud küll. Prooviks midagi muud, hoopis teistsugust. Ja kindlasti ka natukene pehmemat ala võrreldes autokrossi. No ilmselt küll jah, et kiirust on küll suuremad, aga sellist võrkamist ei ole. Ja mitmes ralli teil nüüd kokku sõita on veikseautoga? See on teine. Esimene oli Saaremaa. Ja seal teil olid vist probleemid? Tagasillaga. Nüüd on tagasi tuus. No kaardilugeja poolt, kuidas nagu sa oskad hinnata, kuidas teil see koostöö üldse praegu, nii toores ja noor ekipaaž, kuidas see koostöö nagu klapib teil praegu? Ja, algusest peale tundub nagu klapib. Mõlemad uus ala ja pole ju varem puutnud kokku tükse asja. Et nagu ei saa vanade vigade ümber ehitust teha, et lihtsalt peabki nagu klapi leidma ja nagu koostööd sobitama. No see hooaeg on teil plaanis terve hooaeg ikka sõita? No kui tehnika jumal annab, siis küll. Et no sild on sul nüüd kindlasti vahetatud? Absoluutselt. Ja uus. No teile mõlemale uus ralli. Nagu tahaks kõigepealt Erko sinupoolset kommentaari katsetada. Katsed on väga huvitavad ja põnevad, et esimene on päris selline... Algus on hästi kiire ladumine põhja. Ja, et seal on... Aga kõige põnevamaks ilmselt läheb, kui kehalast sinna, kolmas katse kehalast sinna taha metsa läheb. Et seal on nagu ilge vigurdamine. Jube nikerdamine. Veokamehed edu neile, et seal võib-olla mõne koha peal tagasi laskma, et ei keele keset. Isegi nii? Ja nii hull ei ole, aga enam vähem. Kui keeruliseks sa ise sellest nikerdamise osas arvad, et võib kujuneda legendi lugemine? No kindlasti väga keeruliseks selles suhtes, et puri otsad ja... Et vuristada tuleb korralik. Aga no, loodame, et see tähelepanu nagu on fookuses ja on kontsentratsioon täielik olemas. Anname parim. Kui keeruliseks sa hindad praegu ja tihedaks konkurentsi omas klassis, arvestades seda, et kahekordne kehtiv eestimeister ka Klimbaikov ehitab uut autot ja ta ei osale? Kindlasti on konkurents siin tihe, et ma üldse ei alahinda ühtegi konkurenti, et anname endast parima, et seal konkurentsis ka püsida. Tooli ka. Et lihtne ei saa ole? Ei, kindlasti. Ralli ei ole kunagi lihtne, ükskõik kord ei ole. Enda poolt vaadates, mis kohaga oleks omas klassis rahul? Keskel. Täitsa keskel, et ei hakka Mänsitki ulme eesmärk endale ette panema. Nagu sa enne ütlesid, see on meil ju teine ralli alles, et tuleks lõpuni tulla ja natuke kogemusi siit võtta kaasa. Olen paljude käest küsinud teie mõlema hinnang, kurikuulus Kehala trampliin. Kuidas sinna? Okei, Kevin, küsime sinu käest. Mis see legendis on? Kas seal on väike mahapidurdamine ka või läheb sinna täiega? No, Erko mingit mahapidurdust ei soovinud, aga... Vaatame. Sinna jõuame, siis mõtleme. Siis vist ei ole aega äkki? Ei ole kokkuleppele jõudnud. Ei, ega täiega peale ei lähe, seda ei ole mõtet, et pärast rattad laiali. Ei ole selle autoga ja nii vähe sõitnud, et ma ei tea, kuidas ta seal käitud, et ei ole mõtet. Et pigem ikkagi tagasi hoidlikum. Absoluutselt. Loodame, et tehnika Alteria tulete ilusti finišisse, saavutate oma eesmärgi, koha, mida te soovite. Ralli.ee soovib omalt poolt palju edu ja suur tänu
intervjuu eest. aitäh!